Ma loeksin Loosungi raamatu tänase päeva salmid mõtete aluseks. Kõigepealt esimese Samueli raamatust 24:20. Sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? Issand, tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid. Ja teine salm on roomlastele kirjast 12. peatükist 17. ja 18. salm. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Aamen. Loosungi raamatus on meile tänaseks päevaks antud 2 mõtteliselt seotud kirjakohta ja need kirjakohad räägivad meile konfliktidest. Ja need konfliktid ei ole mitte meie elus meeldivad asjad. Siin on meil 2 konflikti ja ka 2 lahendust, mis meile pakutakse. Ja nende 2 sündmuse vahet on ligikaudu 1000 aastat. Seega konfliktid on alati meie eludes olnud ja need jäävad ka edaspidi kestma. Aga see ei ole tähtis. Tähtis on see, kuidas me need lahendame. Ma märgin ära veel need võtmesõnad nendest salmidest. Kõigepealt räägitakse vaenlasest, siis räägitakse tasust ja see on heaga tasumine. Aga siin on ka vastand olemas kohe, et tasutakse kurja kurjaga ja see on see kättemaks ja lõpuks räägitakse meile rahust. Need ongi need võtmesõnad, mis moodustavad terviku ümber nende 2 teksti. Ja see rahu on siis selle konflikti vastand. See konflikt võib olla lihtsalt 2 inimese vahel ehk selline mingi arusaamatus, aga see võib olla ka täiemahuline sõda. Et seal ei ole mitte 2 inimest, vaid seal on 2 riiki vastamisi, nagu meil ka tänapäeval siinsamas lähedal on. Aga tähtis on see, kuidas me kristlasena nendest välja tuleme. Ja siin on siis meil küllalt selgelt antud ka see juhend, et selle aluseks on armastus. Armastus, mis on meie sees, see näeb ette kõikidega rahus elamist. Et meil ehk ei ole kõigiga lähedasi ja sõbralikke suhteid, sest me lihtsalt ei tunnegi kõiki inimesi. Aga sellegi poolest eeldatakse meilt kui kristlastelt, et me oleme korrektsed, me ei ole ründavad, me ei anna alust riiuks. Ja see muide ei ole loomulik asjade kulg, et asjad rahumeeli kõik lahenevad, lähevad korda, vaid vastupidi. Et tegelikult ongi ühiskonnas üks põhireegel, et ühiskond polariseerub. Seal tekivad vastandlikud arvamused ja inimesed kipuvadki riidu minema. Ja seega, kui me tahame, et oleksid head suhted, siis me peame selleks vaeva nägema. Need asjad ei lähe iseenesest. Me peame selle jaoks tööd tegema, et oleksid head suhted. Me peame rahu hoidma ja selle jaoks me peame pingutama. Et see rahu ei ole niisama. Ja see pingutada tuleb selle saavutamisel ja tuleb selle hoidmisel pingutada ja seal lepitamisel, et igal pool on tarvis vaeva näha. Aga see ei eelda meie käest võimatut. Et isegi selles salmis, kui me panime tähele, öeldi nii palju, kui oleneb teist, kui võimalik. Seega
meie teeme oma panuse, ülejäänud on Jumala käes. Ja mõningatel juhtudel ongi rahu võimatu. See konflikt ongi nii-öelda sisse ehitatud, sisse programmeeritud. Et kui meie hakkaksime sealt nii-öelda nõudma rahu, nõudma, et ei oleks vastakaid arvamusi, siis me võiksime mõnikord ka püha vaimu kurvastada. Me võiksime nii-öelda Jumala käsu vastu astuda. Me oleksime oma südametunnistuse vastu. Ja põhjus on see, et kristlased peavad õige asja eest seisma. Ja sellisel juhul võib ka eriarvamus tekkida. Me teame, et meil on ka ühiskonnas palju selliseid eriarvamusi, kus kristlased ehk peavad valima selle poole, mis on kristlusega kooskõlas, ja siis kahtlemata jääb teisele poole hulka inimesi, kes ehk neid seisukohti ei pea õigeks. Muide, piiblis on üks mees ja tema nimega on üks piibliraamat. Ja küll temal oli neid riidusid palju. Ja mul on lausa raske seda raamatut lugeda, et see kuidagi on niivõrd negatiivne, et kogu aeg õnnetusest õnnetusse ja neid riiu asju oli palju. Tema nimi on Jeremia. Et kui te loete seda ja sealt on need nutulaulud veel ja et seal on tõesti väga palju vastuseismist. Aga kui me vaatame seda nii-öelda seda pikka perspektiivi, pikka plaani, siis tema oli see, kes andis edasi Jumala sõnumit ja rahvas oli selle vastu. Nii et see mõnikord ei saagi konflikti ära hoida. Aga nagu me näeme ka Jeremia puhul, igal juhul oli Jumal temaga. Aga läheme nende kirjakohtade juurde. Et esimene kirjakoht räägib meile ühest 3000 aasta tagusest sündmusest. Ja seal on meil 2 tegelast, Saul ja Taavet. Ja Taavet, võiksime öelda, Saul oli siis Iisraeli kuningas ja Taavet, võiks öelda, oli nii-öelda oma ametiposti järgi tema nõunik. Ta oli muide ka Sauli väimees, et ta oli Sauli tütrega abielus. Ja nemad olidki riidu läinud. Ja seal oli mingisugune Sauli kadedus ja muidugi see, et Saul teadis, et Taavetist peaks tulema järgmine kuningas. Ja see muidugi nendele kuningatele, kes võimul on, ei kipu sellised asjad meeldima. Ja sealt tekkis see tüli konflikt, kus Taaveti elu oli ohus, ta põgenes ära. Ja Saul tuli teda taga ajama. Taavet ei põgenenud üksi ära, vaid koos oma poolehoidjatega. Seal piiblis mainitakse ka arvu 600, nii et see oli päris palju neid. Ja Saul tuli teda taga ajama ikka suure sõjaväega. Seal piiblis öeldakse 3000 meest. Et siis seda Taavetit kätte saada ja ära tappa. Nii-öelda oma seda võimuprobleemi niimoodi tahtis ta ära lahendada. Ja siis Taavet oli põgenenud En-Geedi äärsetesse mägedesse. Et En-Geedi, kui me vaatame, kus see asub, siis ehk paljud on ka ise seal käinud, see on just see Surnu mereäärne rand, kus käiakse ikka seal Surnu meres suplemas. See on see kõige tuntum koht ja tänapäeval. Aga vanasti ei olnud seal mitte sellist suurt supluskohta, vaid seal olid just
olid veel need mäed, mitte eriti suured, sealt algab Juuda kõrb. Ja, aga seal nii-öelda neid mägesid veel oli ja oli seal ka koopaid. Et kui me läheme natukene maad põhja poole, siis on seal see kuulus koht Qumran, kust leiti need Surnumere käsikirjad ja kui keegi on seal käinud, siis mina ütleksin, seal on mäed lausa auklikud. Et seal on lihtsalt koobas koopa kõrval ja siis pole ime, et seal ühes koopas niivõrd kaua need käsikirjad säilisid, kuna seal kui vaadata, et kuivõrd palju seal koopaid on, et kes ei jaksab neid läbi käia. Et oleks olnud 1 koobas või 10 koobast, küll need oleksid läbi soritud ja käidud, aga seal tõesti on, mina ütleksin, mäed on lausa auklikud. Aga seal ehk 10 kilomeetrit lõuna poole Engedi juures, seal on ehk vaid üksikud koopad. Ja kui Saul tuli nüüd Taavetit taga ajama, siis Taavet läks sinna ühte koopasse varjule. Tõenäoliselt, kui tal oli ka 600 meest, ega need koopasse ära ei mahu ühte koopasse, et nad tõenäoliselt läksid nendesse teistesse kõrvalkoobastesse ka peitu. Tegelikult need koopaid suurendati tol ajal ja põhjus oli see, et lambakarju viidi sinna mõnikord varjule. Et just talve ajal ja siis kui ilmastikutingimused ei olnud ehk sobivad. Ja selle jaoks tehti koopaid natukene suuremaks, laiendati neid, puhastati neid, et seetõttu võisid need päris suured olla. Aga Taavet oli seal ühes koopas varjul ja siis Saul tuli sinna koopasse. Ja seal on tegelikult on piiblis selle koha peal üks selline väljend, mille tähendus tänapäeval ei teata. Et ta kattis oma jalad. Et mida see Saul siis täpselt tegi, et kui me loeme oma piiblit, siis eestikeelsed piiblid, seal on mainitud, et nagu Saul oleks läinud häda tegema sinna. Et ikka ihulikud tarvidused vajavad õiendamist ja see on ka üks võimalus. Aga seal on, tuleb selline kummaline asi välja, et ta nagu ei oleks teadnud, et mis tema ümber sünnib. Ja seetõttu see teine võimalik tõlgendus on, et Saul läks lihtsalt kuumal päeva ajal, läks natukene magas seal, võttis sellise siesta aja, et puhkas seal jahedas koopas, ja siis lasi nii-öelda sõjaväel seal ümber luusida ja uurida, et aga tema seal puhkab natukene. Et see on ka üks võimalus, et tänapäeval me ei tea. Aga igal juhul ta läks sinna koopasse ja siis koopas, kui seal Saul oli, siis Taaveti mehed siis ergutasid Taavetit, et näe, Jumal andis sinu kätte nüüd Sauli, et kes seal tuli pimedasse koopasse, midagi ei näe, et nüüd tapada ära. Ja Taavet seda ei teinud. Ja siis, kui Saul sellest koopast lahkus, kas siis pärast magamist või mingil muul põhjusel, siis tõenäoliselt seal Saul juba laskus mööda mäge tükk maad allapoole, nii et oli Taavetil ehk natukene julgem tulla ka sealt koopa suu peale ja hõigata siis Sauli ja juhtida tähelepanu, et Jumal andis sind minu kätte, aga ma ei tapnud sind. Ja selle peale ütleb see kuningas Saul, kes vihkas Taavetit, just need sõnad, sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna. Ja issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid. Ja see oli tegelikult, nagu me edasi loeme, see oli selline ühekordne leppimine, et see okas jäi Sauli südamesse edasi, aga sel korral ta oli tõesti liigutatud sellest ja lasi Taavetil minna, loobus Taavetit taga ajamast. Et
nii palju oli sellest siis kasu, et siis Taavet ei läinud siis oma kuningat tapma. Ja kui me vaatame ikka oma tänapäevast elu, siis ega seda head suhtumist ja rahu, ega seda üleliia meil ei ole. Seda ei ole palju, ei meil töökohtades, ei ole meedias, kui me kuulame raadiot, vaatame televisiooni, siis on rohkem ikka seda ärapanemist ja teisest parem olla tahtmist ja seal on see sildistamine ja tänapäeval on selline moodne sõna nagu tühistamine, et kus tehakse teine pihuks ja põrmuks ja teine ei saa enam pärast töökohta või lastakse ta oma töökoha pealt lahti ja üritatakse nii-öelda domineerida ja teisi paika panna. Aga see Jeesuse sõnum on hoopiski vastupidine, mida siis nüüd Paulus edastab. Jeesus räägib sisemisest rahust, ütleksime rahulolust. Ning siin on reegel see, et ära haava teisi, tee teistele head. See on just see Johannese 3:16, et kus Jumal armastas maailma, kes teda vihkas. Ja neid solvunud ja haavunuid on meie hulgas ikka ning meie ülesandeks on siis seda tormi vaigistada, seda temperatuuri alandada, inimesi rahustada. Ning kui me vaatame seda teksti, siis on siin just välja toodud 2 vastandit. Hea tegu ja teine on see kättemaks. Vaat mis asi see kättemaks siis on? Vaat kättemaks on alati isiklik. See on seotud mingi isikliku solvumisega, isikliku vihaga, sooviga, et kellelgi halvasti läheks. Ja siin, kui see ei ole isiklik, aga siis ka kedagi karistatakse, siis see on see ühiskondlikult reguleeritud suhe, see ei ole enam kättemaks. Näiteks riik karistab kurjategijat või mingisuguses asutuses direktor kirjutab käskkirja kellelegi, karistab, teeb noomituse, võib-olla et laseb lahti, aga see ei ole mitte keelatud. Seda Jeesus ei keela. See on administratiivne regulatsioon ja see võib küll väga haiget teha, aga kui selle taga on lihtsalt mingisugune regulatsioon, näiteks inimene sai hakkama millegagi ning selle tõttu lasti ta lahti, siis see inimene võib olla solvunud, aga tema suhtes ei olnud kättemaksu. Aga on ka selline veel 3. võimalus, et need 2 asja langevad kokku, et on direktori vimm näiteks ja tal on administratiivsed hoovad, kuidas siis nii-öelda teisele karistus määrata, siis seal on juba see kättemaksu komponent juures, mida ei tohiks olla. Ja tegelikult ei ole, piibel ei ole piiranud mitte ainult seda, et me kellelegi kätte maksame, vaid ka seda, et me seda soovime, et ka see on juba patt. Et kui me võtame kas või Mäejutluse, seal 5. peatükk salmid, kus siis on öeldud alates 40, et silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja seega siin Jeesus rõhutab seda, ta küll nii-öelda kontsentreerib seda mõtet,
et kuidas me peame järsult muutma oma käitumist selles suhtes, kui meile tehti ülekohut. Aga kui me lihtsalt ütleme, siis tähtis on see, et me ei mõtleks, kui meid nüüd solvati ja kuidas me nüüd tagasi teeme. Jumal ütleb, kättemaks on minu. Vaat see on üks selline huvitav piiblisalm, kes ütleb, et kus öeldakse, et meie oma ei ole kättemaks, see on Jumala käes. Ja kas see vastav tagajärg ka teostub kunagi? Ja kas see on juba Jumala otsustada, mitte meie otsustada. Ja osa sellist karistamist on ta andnud teistele inimestele, näiteks vastavate ametnike kätte, politsei ja kohtu kätte, kes siis tegelevad sellega, kui kellelegi on liiga tehtud. Seega me ei saa ära võtta Jumala käest seda, mis temale kuulub. Ja selleks on kättemaks. Ja on ka siin üks teine külg, mida tuleb selle probleemi juures rääkida. See on see meie enda positsioon. Et meie kohus on teha, mis on õige Jumala silmis. Aga väga tihti võtame selle positsiooni, et mis nüüd meie, et oleme võtnud sellise jõuetu ja abitu positsiooni selle asemel, et olla aktiivsed. Aga Jumal ootab meie käest lihtsalt seda, et me oleksime aktiivsed, et meil oleks õiglustunne, et kui me nüüd ei reageeri otseselt rünnakule meie vastu, siis see ei tähenda, et me peaksime olema abitud ja jõuetud. Et see on vale seisukoht, et kui rünnatakse meie kõrvalt ligimest, siis meie peame olema need, kes sekkuvad. Ja Jumal ei oota meilt mitte rohkem kui seda, et me annaksime lihtsalt oma parima. Et küll Jumal teeb ülejäänud. Et see on see tema ligiolu, mille kaudu tuleb võit, läbimurre, muutus. Ehk teisiti, kui meie ootasime, aga see on Jumala käes. Ja neid asju, kus meie peame kas või natukene aktiivsust üles näitama igapäevastes asjades, neid on palju. Muide, seesama tekst Rooma kirjast, seal on 8 salmi tegelikult käsitleb sama teemat, lihtsalt täpsustab mõningaid külgi ja selle vahel on üks salm, kus öeldakse, ärge olge laisad. Et see on just see aktiivsuse koha pealt tähtis. Aga kuidas seda konflikti lahendada? Siin on üks pastor on kirja pannud 3 reeglit. Kõigepealt, et ärge makske kätte. Et see on esimene asi, et meil ei oleks sellist nii-öelda positsiooni, et kui meile nüüd antakse kõvasti pihta, et siis see kohe põrkub kohe teisele hooga tagasi. Et see on see tähtis, et seda ei oleks, et meie oleme need, kes võtavad selle sõnumi vastu ja et see lähebki nagu kuhugi pehme seina sisse. Ja et meie ülesandeks on igal juhul ka meie vastase puhul rääkida temast konstruktiivselt, kui meil on midagi positiivset öelda, siis me tunnustame teda ja see on oluline. Muide, seda, et midagi öelda positiivset, see on väga keeruline. Vaat on tehtud selline huvitav katse, et mitu positiivset omadussõna inimene suudab järjest öelda, enne kui tal sõnad otsa saavad. Et te võite kõik kodus seda proovida, sellist katset teha. Seda teadlased on uurinud ja siis tuleb välja, et väga erinev on see arv. Naistel on see kuskil niimoodi vähemasti 7, aga tüüpiline on, et jõutakse ka 12 sõna juurde välja kuskil selline. Muide,
mis te arvate, kui palju on meestel neid positiivseid sõnu, mida nad suudavad kohe järjest öelda enne, kui tekib paus? Et seal on jah, kena, ilus, armas ja siis öeldakse normaalne. Jah. Et muide meestel ongi see 3-5, siis tekib paus. Et jah, aga naised ongi tublimad, juba hakkavad varem rääkima ja räägivadki kogu elu rohkem kui mehed. Et see muide on seotud aju ehitusega, just seal aju poolkõrradega. Nii, et seega eriti meestel tuleb treenida seda, et märgatakse midagi positiivset ja osatakse seda väljendada. Ja teiseks suhtumine, see peab olema selline lugupidav, viisakas ja ei pea võistlema kellegagi selles suhtumises. Ning kolmas komponent, mida see pastor rõhutas, on see, et soovige edu, õnnistage, kindlasti ärge midagi paha öelda. Ja see ei puuduta mitte nii-öelda konkreetset isikut, vaid see puudutab ka kogu ühiskonda, asutusi, nähtusi, näiteks valitsust. Et ka valitsuse suhtes tasub alati võtta selline konstruktiivne positsioon. Ehk ei meeldi kõik, mida valitsus teeb. Aga ei ole mõtet ka nii-öelda seda keemist temperatuurini seda kõike viia, öeldes välja, et mida kõik valitsus valesti on teinud ja millised nad seal on ja nii edasi. See meie suhtumine peaks olema selline abistaja positsioon, et meil on nõuandeid ehk niimoodi saaks paremini, aga see ei peaks olema selline lammutav seisukoht üldse meie välispidise maailma suhtes, kus me suhtleme. Just see abistamise positsioon, see on see kristlase kohus. Ja ei pea palvetama ainult nende eest, kes meeldivad, et kui me vaatame kirikupalvet, siis seal ka ju palvetatakse valitsuse eest ja meile mõni minister ei meeldi, aga sellegipoolest kristlase kohus on kaasa palvetada. See on see väga spetsiifiline kristluse eripära. Teistes religioonides seda ei ole. See on vaenlase toetamine ja vaenlase toetamine sõnas ja teos. Nii. Ja räägime veel ühest väga valusast teemast, et mida juba alguses sai mainitud, et konflikt võib olla palju suurem kui lihtsalt, et kaks inimest nii-öelda vaatavad altkulmu teineteise peale. See konflikt võib olla rahvuste ja riikide vaheline. Ja näiteks praegu on käimas Ukraina sõda, et kus Venemaa on tunginud kallale Ukrainale, iga päev on sadu inimohvreid, nende hulgas on palju täiesti süütuid inimesi, naisi ja lapsi. Ja iga selline uudis, mida me nüüd iga päev kuuleme, see tekitab tundeid, et viha, hirmu, mure, segadust, mure julgeoleku pärast, mure oma majandusliku olukorra pärast. Meil õnneks ei ole lähedasi hukkumas pommitamiste all või rindel, et neid ei ole ehk ka sõjameeste hulgas. Võib-olla, et ehk me tunneme mõnda abitöötajat, kes seal viib ja toob inimesi ja viib sinna humanitaarabi, kes on ka ohus. Aga kindlasti meil on mure nii-öelda majandusliku seisukorra pärast. Et elekter, gaas, kütus, et hinnad on tõusnud igal pool, ka toiduainete hinnad, läheme poodi ja näeme jälle
et numbrid on suuremaks läinud. Ja tõusevad veel. Ega see tõus ei ole mitte otsa saanud, nüüd hakkabki see kütuste hind hakkab nii-öelda järgmistesse toodetesse jõudma ja selle tõttu need hinnad tõusevad. Ja laste jaoks on see äkki nüüd selline kuri ja arusaamatu maailm ja nad ei oska suhtestuda selle uue olukorraga, millest meedia räägib, millest nende vanemad räägivad. Ja see on see ehk selline traumatunne, mis väljendub kurbuses, abituses, hirmus, lahusolekus. Et kõik need panevad muretsema. Ja ongi, meil psühhiaatrid ütlevad, et inimesed on haiged, just vaimselt haiged. Ja see arv aina suureneb, kardetakse nüüd just suitsiidide hulga järsku tõusu. Et inimesed on surve all ja murdumas. Et meil oli 2 aastat oli see koroona, see COVID ja nüüd on sellele järgnenud sõda. Et kuidas me peaksime nüüd toimima, mida tegema ja kuidas me üldse peaksime sõja peale vaatama. See on kahtlemata konfliktide konflikt, kus ei ole mitte lihtsalt sõnelus, vaid inimesed reaalselt hukkuvad. Ja vaatame, mida siis kristlased seal ka Ukrainas ise nii-öelda pakuvad sellises olukorras. Nad ei kutsu üles patsifismile. Nad kutsuvad oma kodumaa kaitsmisele ja vabastamisele. Ja see tähendab jõu kasutamist rünnaku tõrjumisel. Et on üks selline huvitav teoloogiline mõiste nagu õiglane sõda. Et me võiksime mõelda, et sõda, sellel ei ole kristlusega midagi tegemist. Ja tegelikult ongi niimoodi, et see on üks väga keeruline koht ka kristlase jaoks. Aga seda on mitmed kirikuisad rõhutanud, et teatud juhtudel tuleb seista õigluse eest. Ja see ongi see õiglane sõda. Et esiteks, kui meid rünnatakse, on meil õigus end kaitsta. Aga nagu ma ütlesin, et katsume olla ka selles võimalikult konstruktiivsed. Siis teiseks on see, et kui me seisame teiste eest, see on ka meie kohustus. Et need ongi need 2 põhilist aspekti, kus me saame rääkida nii-öelda õiglasest sõjast, õiglasest vastuseismisest kurjale. Ja see on keeruline olukord. Et see tähendab seda jõu kasutamist, kus teine pool võib surma saada. Ja et Ukrainas inimesed paluvad Jumalat toeks ja abiks, kui nad võitlevad Vene vägedega. Ja see võitlus Vene vägedega ju tähendab seda, et keegi hukkub ja võib-olla saab sandistatud. Et need on rasked hetked. Kas on võimalik vaenlase sõdurit armastada ja samas ta tappa? Et see on keeruline küsimus. Tuleme selle mäejutluse juurde veel korra. Nimelt mäejutlus, Jeesus pidas seda oma kuulutustöö alguses, tõenäoliselt oli see suunatud just tema oma järgijatele, tema oma jüngritele, mitte laiadele rahvahulkadele. Aga need kõik olid siis juudid ja juudid olid esimesel sajandil sel ajal Rooma okupatsiooni ajal. Et seal võis see Rooma sõdur tulla ja rüüstata nende kodud ära, nii-öelda just rõhuda neid. Ja neil oli seega neid vaenlasi päris palju. Nendel olid need isiklikud vaenlased, kui ma
kui me loeme, et siis arvati päris kehvasti näiteks tölneritest, nii-öelda maksuametnikest, siis olid seal igasugused grupeeringud, nagu me teame, variserid, saduserid, seloodid ja nii edasi. Et seal olid nii-öelda vastakaid arvamusi, need olid need usulised vaenlased ja siis olid need rahvuslikud vaenlased, et kõik need väljaspoolt tulijad, eriti roomlased. Ja muide, sel ajal, kui Jeesus rääkis vaenlase armastamisest, siis väga mitmetes nendes juudi religioossetes rühmades oli kindel arusaam, vaenlast tuleb vihata. Kui sa ei vihka vaenlast, siis sa pole see õige inimene. Ja Jeesus äkki nüüd räägib oma järgijatele hoopiski vastupidist juttu, ütleb, me peame oma vaenlasi armastama. Et kujutame ette, isegi kõige vastikumaid nende hulgast peame armastama. Mida selline positsioon võiks sõjas tähendada? Ja ennekõike tähendab see valiku tegemist. Kui seda valikut ei ole, siis on arusaadav, siis on antud käsk. Aga kui on valik, siis teeme kristliku valiku. See tähendab, et me ei tapa oma vaenlast, vaid me laseme tal alistuda. Kui ta on alistunud, siis me ei hakka teda piinama ega alandama, vaid me kohtleme teda inimlikult. Et me tunnustame igal juhul teist inimest inimesena. Et ka tal on kodus ehk pere ootamas. Tema ehk lihtsalt täitis käsku, ta võib-olla üldse ei tahagi seda teha. Aga võib-olla on ta ka täiesti ajupestud. Aga muide, ka ajupestud inimene, nii-öelda, kellel on seda ideoloogiat räägitud, et näiteks kas või, et see vene rahvas tuleb vabastama ja kõike ja tema usub, aga ta võib olla kristlane. Nii et neid probleeme on päris palju. Ja ikkagi on hea, et kui meil on see valik, et siis, et ei pea kedagi tapma, et inimene jääb ellu ja ta ehk pärast sõda rehabiliteeritakse ja ehk ta ka kahetseb tehtud, tuleb meeleparandusele, leiab Jumala, et elab kristlase elu. Et ka see on see võimalus, mida seal saab anda. See ei tähenda muide, et see inimene ei peaks kuritegude eest vastutama või karistust kandma. Ja seega meie suhtumine peab olema lihtsalt see, et meil on kahju temast kui inimesest. Ja kindlasti see inimene ei pea sel hetkel olema selline, nagu Jumal seda soovib. Ja sõda on valus ja keeruline, et kujutame ette neid kõige teravamaid olukordi, näiteks snaiper, kes sihib sihikust nii-öelda oma vastast. Et kas tema siis peaks nüüd ütlema, Jeesus armastab sind ja pauh. Et kas see oleks nüüd kristlase käitumine? Jah, aga kindlasti võib iga sõdur palvetada. Ka ülikeerulistes olukordades võib palvetada. Tulla selle raske südamega Jumala ette. Palvetada oma vaenlaste eest. Et Jumal neid meeleparandusele kutsuks ja halastaks nende peale. Et üldse olukord muutuks ning ehk sellised püssi ette ei jääks. Ja et Jumal nende lähedasi aitaks ja seal on väga palju palveteemasid, mida saab paluda. Ja, aga need on keerulised olukorrad. Kuid muidugi ka see snaiper, ta võib-olla tal on sõeva kohustus, ta on mobiliseeritud, ta võib olla kristlane, aga tema on see militaarametnik, kelle kätte on Jumal andnud mõõga, nagu Paulus ütleb. Ja siin on alati need probleemid, et kummalt poolt vaadata, et mõne jaoks on okupant
vabastaja, teise jaoks on terrorist, vabadusvõitleja ja et kuidas me peame suhtuma nendesse. Aga alati on see võimalus, et me läheme ka nende küsimustega Jumala ette. Et kui on mingi keeruline olukord, siis võime tuua selle Jumala kätte. Ja tuletan veel meelde just sellest mäejutlusest seda salmi, et õndsad on rahu tegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ja ma natukene täpsustan ka seda sõna õnnis. Et see on seal õndsaks kiitmistest kohe mäejutluse alguses. Et kui me kokku loeme, siis on väga raske neid täpselt lugeda, et kui palju neid on. Siin on ka erinevad arusaamad, et mis nendega kokku käib. Et tegelikult see paralleelkirja kohta on veel Luukas olemas, aga seal on neid õndsaks kiitmisi vähem. Aga mida tähendab see õnnis? Et kas me oleme mõelnud, et kas see on õnnelik või mis see on? See algkeele sõna on see tuntud makarios. Ja seal on väga mitu sellist aspekti. Esiteks, ennekõike see tähendab Jumala soosingut, Jumala nii-öelda heakskiitu. Ja seega see on suhe Jumalaga, kus Jumal inimest õnnistab. Ja väga tihti arvatakse, et see tähendab seda, et siis inimene on õnnelik. Aga seda see makarios ei ütle. See ütleb just seda, et mida Jumal teeb sellele inimesele. See, kuidas inimene ennast tunneb, siin ei ole oluline. Jah, et inimene võib olla õnnelik, aga ta võib olla ka täiesti õnnetu ja probleemide sees ja võib-olla et tal üldse ei ole mingisuguseid tundeid, et lihtsalt väsinud. Ja et see, et kui hästi tal läheb selle juures nii-öelda inimlikust seisukohast, makarios ei tähenda seda. Et need negatiivsed tunded või selline rõhutud meeleolu, see kõik ei muuda seda, et Jumal inimest õnnistab. Ja siin öeldakse meile, et Jumal õnnistab inimest siis, kui inimene on rahu tegija. Teeb rahu, üritab lahendada konflikte, üritab tuua rahulolu, üritab rahus elada oma naabritega. Kõik see on aluseks selleks, et Jumal meid õnnistaks ja siis oleme ka õnnelikud. Täna kuulsime siis neid salme, tänaseid päevasalme, mis rääkisid sellest, kuidas peaksime elada konfliktses maailmas. See maailm on täis konflikte ja nendega me oleme kokku puutunud. Ja siin ütleb Jumal selgesti, et meie peaksimegi olema need rahu tegijad, siis saab Jumal ka meid õnnistada. Aamen.